aeg on teha burgerit. No mis Koka elu see on, kui sa ei valmista burgerit? Koka on Joeliga, burger tuleb siit. Käed pestud, ausõna. Siia ei ole vaja lisada ei muna, ei riivsaia, mitte midagi. Sega läbi, et pihv saaks oma maitseainet kätte. Siit teeme täpselt 2 palli. Hopp, hopp. Esimene pall on see. Mida rohkem sa teda käte vahel nagu niimoodi natukene plötserdad, seda elassem ta jääb ja seda vähem ta praadimisel nagu katki mõraneb. Valmis. Pihv number 2. Ja ka burger võib olla tervislik. Ei saa öelda, et ei tohi burgerit süüa, see on ebatervislik. Mis jutt see on? Üks hästi tehtud burger kvaliteetsest toorainest. Söö. Ilus Eesti tomat. Lõikame valmis ilusad tomatirattad. Lõikame ka siit mõnusad pehmed, väiksed, õhukesed viilud. Kui me oleme pihvi ühelt poolt ära praadinud, siis me lisame mozzarella ja paneme korraks kaane peale. Siis hakkab juus sulama. Tomat, kurk, basiilik, mozzarella, pihvid, kastmed on siin, sai läheb rösterisse. Liigume nüüd küpsetusosakonda ja hakkame pihvi grillima. Pann on kuum, siia on lisatud ainult tingakene õli, vajutab pihvid veel natuke allapoole. Testi, kas pann on ikka kuum. Pihvi praadimise puhul eelistan mina 2 minutit ühelt poolt, 2 minutit teiselt poolt tuli kuumal pannil. Pärast seda läheb peale mozzarella ja basiilik. Gaas peale, tõstad kõrvale puhkama. Minule meeldib, kui veise pihv on seest õrnalt roosa, mitte läbi küpse. 2 minutit on ühelt poolt praetud, nüüd keerame teise külje. Pane basiilik siia peale. Basiiliku paneme juustuga kenasti kinni. 3 viilu on paras. Gaas peale. Tuli väikseks. Ja laseme 1 minuti veel. Kõige õigem aeg röstida ära brioši sai. Need lähevad rösterisse ja laseme nad mõnusalt kuldpruuniks. Ja kaane alt on tulnud ilusad täiuslikud pihvid. Siin on basiilik, siin on mozzarella ja siin on veiseliha. Põhjaks kasutan ma täiuslikku saia koos kastmega ja hakkamegi kokku laduga. Lükkada õrnalt mõnusalt laiali. Tõsta siia peale ideaalselt praetud pihv. Ülemisele saia kihile paneme majoneesi ja määrime ta kergelt kokku. Nüüd rohelise osa. Salatilehed. No neid ei ole kunagi liiga palju. Mulle endale meeldivad need keskmised osad. Need on krõbedad. Võtame näiteks 2 tomativiilu ja siis kergelt peoga seda magusat kurki. See läheb kõik siia peale. Ja paneme siia ülemisele saiale natukene ikkagi ka seda barbekukastet, aga üles kihi peale võib teda panna natuke vähem. Sai peale, natukene pressinäppudega ja valmis ta ongi. Head isu teile! Hamburgeri hooaeg on ametlikult avatud!